Tere tulemast siis kõigile, kes on siin Zoomis võtnud aja oma puhkusest, et korraks arvuti taha tulla ja ka neile, kes siis salvestust vaatavad. Täna oleme siia siis kogunenud, see kõlab nii ametlikult, et rääkida koolitusest sissejuhatus Surmatuule ametisse. Ja tänane eesmärk ongi minul anda teile väike sihuke ülevaade sellest, et mis teid siis ees ootab, kui te siis sügisel otsustate siis sellele koolitusele tulla. Vaatan, et nii mõnigi uus nimi on ka siia tekkinud, kellega veel pole kohtunud webinaridel või muudel üritustel, siis tere, minu nimi on Jane Kaju. Mina olen siis antud koolituse läbiviija. Hariduselt olen ma siis vaimse tervise õde, aga minu põhitöökoht on hetkel olla palliatiivravi õendusõppejõud, olen elulõpu toetaja. Ja kui paar aastat tagasi sai siis alustatud koolitamistega, siis nägin, et ega sellest surmateemast väga lihtne nõnda rääkida ei ole, et me pikalt saaksime seda teha, et see peab olema midagi meelelahutuslikku ka, et siis ma ennast panin proovile ja proovisin, et kuidas siis on kord elus teha siis stand-up komöödiat ka ja siis ma proovisin ka selle ära ja nüüd ma tegelikult siis hobi korras ka tegelen sellega, nii et minu viis, kuidas rääkida nendest rasketest teemadest, on alati võib-olla natuke kergem, mitte see, et me ei mõista teema olulisust või tõsisust, aga just see, et säästa nii iseennast, kuna ma olen hommikust õhtu nende teemade sees ja säästa ka neid, kes siis on tulnud koolitusele või üritusele, et see ei oleks emotsionaalselt liiga raske. Ja mis on siis see Viventia? Ilmselt, kui te siia täna olete tulnud, siis olete ühinenud kas läbi kodulehe või läbi Facebooki. Viventia on siis täiendkoolitusasutus ja meie fookus täpsemalt ongi siis surmaharidusel. Soovimegi tõsta siis üleüldiselt surmaalast teadlikkust siis Eestis erinevates sihtgruppides, nii-öelda tavainimeste seas, käin ka vahest koolides lastega rääkimas sellel teemal ja ka siis tervishoiutöötajad, nii et üleüldiselt proovime sellest võimalikult palju rääkida, et inimesed tunneksid ennast natuke mugavamalt ja et nad tunneksid ka ennast hoitumana ja nad teavad, mis võimalused neil on olemas. Aga noh, see täienduskoolitusasutus, et miks ma selle siis slaidile panin, et see kõlab väga formaalselt, aga see on just selleks, et anda märku, et kuna täna siis see koolitus, millest me täna räägime, see lõpeb siis ka sellega, et toimub hindamine ja need, kes on siis positiivsel tulemusel nii-öelda selle hindamise sooritanud, siis nemad saavad ka siis tunnistuse ja teised saavad siis tõendi. Ehk siis saate täitsa paberi ka peale seda tähtsat koolitust, et te olete selle läbi teinud. Ja mõned muud webinarid, mis meil ees on, nii näiteks lihtsalt kui ka see, et kui te võib-olla tunnete, et see sügis sellist ressurssi ei ole, et nii pikka koolitust ette võtta, siis sellel neljapäeval on meil ees ootamas webinar, kuidas korraldada surmakohvikut. Jällegi kõigile, kes tunneb huvi, kes tahab enda kogukonnas seda teha. See on tegelikult üsna selline tavaline asi, mida ka tegelikult surmatuulad teevad, et nad korraldavad oma kogukonnas surmakohvikuid, nii et kui kellelgi on huvi, võite sinna tulla. Ja siis septembris on meil kolmeosaline siis webinari sari Surmast selgelt, kus me räägime esimeses osas palliatiivravist, siis me räägime sellest, milline näeb välja suremise protsess, et teada, mis on tavaline surm, nii-öelda tavaline. Ja siis kolmandas osas me räägime sellest, et mis saab siis peale seda, kui lähedane on lahkunud. Ja see on mõeldud just peamiselt tavainimestele, võib-olla lähedastele, kes juba hooldavad enda lähedasi, et natukene teadlikumalt siis sellele teemale läheneda. Ja see info ka kõik on Viventia kodulehel olemas. Ja mis on ka oluline ära mainida, on see, et Viventia on ka Eesti ametlik esindaja siis ülemaailmses elulõputuulade ühingute võrgustikus. Sealhulgas oleme me ka asutaja liige. Et täitsa suur au on olla väikse riigina seal suurte riikide vahel, et eriti Austraalia
Ameerika, Kanada, Inglismaa, kus on juba surmatuulandus väga pikalt toimetanud ja seal on see väga hästi välja kujunenud. Et siis meie väike alustav Eesti riik on seal ikkagi täitsa võrdväärne liige ja samuti ka see, et see annab meile kohe esimese ligipääsu kõikidele olulistele juhistele, dokumentidele, uuendustele ja proovime ka siis antud seda sissejuhatavat koolitust anda vastavalt sellele, et see siis sobitub ka teiste riikide vaatega, et milline see elulõpu tuulandus võiks siis välja näha. Ja unustasin veel öelda alguses, et lõpus siis võtan vastu ka küsimusi, nii et võite jooksvalt kas chati panna või siis lõpus, kui me oleme siis selle esitlusega ühele poole jõudnud, siis annan ka sõna teile, et kui te soovite midagi juurde küsida. Nii, aga nii palju siis sellest, et kes siis seda koolitust läbi viib. Ja nüüd lähme siis täpsemalt siis selle koolituse enda juurde. Surmatuula, kes see on? Võib-olla juba märkasite ka, et ma kasutan natuke erinevaid termineid, et elulõpu toetaja, elulõputuula, surmatuula. Et ütleme nii, et kuna hetkel veel ei ole rahvusvaheliselt siis fikseeritud seda, et mis on see õige kutsetermin, see kutsena veel ei eksisteeri rahvusvaheliselt, nii nagu näiteks meil on õenduses on väga kindlalt kirjas, mis on õendusdefinitsioon, millised on need pädevuskompetentsid, siis surmatuulanduses meil veel seda lihtsalt ei ole. See on ka täiesti arusaadav ja sellepärast ongi neid mõisteid, kuidas me siis ennast nimetame, on väga palju erinevaid, oleneb kultuuritaustast, oleneb keeletaustast ja oleneb ka sellest, mis spetsiifilise valdkonnaga keegi siis tegeleb. Et kui siin neid näiteid vaadata, et siis ilmselgelt, kui me näeme, et leinatuula, siis võib-olla tema siis nii-öelda fookuskoht on rohkem leinal kui siis näiteks sellel, mis toimub enne surma. Nii et põhimõtteliselt saab ise valida veel hetkel, et kuidas te ennast nimetada soovite, kui te olete siis ühel hetkel selle ameti endale õppinud. Aga surmatuula siis võiks öelda, on inimene, kes täidab ära kogu selle halli ala, mis jääb erinevate spetsialistide vahele. Ta aitab, ta annab seda infot, kui on näha, et võib-olla klient vajab mingit sekkumist kuskilt mujalt. Ta toetav on olemas, et ei peaks üksi ennast tundma selles. Ta aitab ka selgitada seda, et mis on normaalne. Sest paraku, kuna Eestis me oleme sellel maal veel, et me oleme surmast nii kaugenenud, et me ei tea enam isegi, milline näeb välja tavaline nii-öelda surm, siis see tekitabki lähedastes tihti palju hirmu, ka kliendis endas, kes on siis saanud raske diagnoosi ja on elu lõpus. Et siis on vahest vaja ka lihtsalt selgitada, et mis on ees ootamas, mis on nii-öelda see normaalne elu lõpp. Ja nagu siin ka on kirjas, et see tuula ei ole siis ainult selle kliendi jaoks, kes on siis elu lõpus, vaid ka lähedaste jaoks. Ja nii-öelda võimestab siis seda klienti ja lähedasi, et nad saaksid teha neid otsuseid ja saaksid selle elu lõpu, mida nad kõige rohkem siis ise soovivad. Et arusaadavalt alati me seda ise otsustada ei saa, aga nii palju kui vähegi võimalik, siis me proovime aidata sellel teekonnal. Koolitusest siis nii palju, et peale selle, et muidugi saate endale baasteadmised kogu selle valdkonna kohta, mis on siis elu lõpust kuni siis matusteni välja, siis veel olulisem rõhk on sellel, et te leiaksite enda seest need vastused, et kas see on see valdkond, kus ma soovin edasi toimetada, mil viisil, võib-olla seal on mingi, nagu ma enne ütlesin, siin leinatuula, et võib-olla siin on mingi spetsiifilisem valdkond, mis teie tähelepanu tõmbab. Et me proovime hästi palju selliseid iseseisvaid töid teha, enesereflektsiooni, arutada omavahel, et leida siis need vastused kätte, et mis sealt edasi võiks saada. Ja noh, vahest võib ka olla see, et saate lihtsalt need toredad baasteadmised, mis kindlasti elus teil kasulikud on ja oletegi edaspidi vaid oma lähedaste toetamisel siis kaasatud, et ei peagi alati nagu seda ametisse otseselt õppima hakkama. Ja kellele see suunatud on? Kõik, kes tunnevad seda kutset. Inglise keeles on väga hea ütlus, et if it's a calling, it will keep calling. Ehk siis, kui see on teie kutsumus, siis ta jääb teid kutsuma, kuni te siis ühel hetkel selle sammu võtate. Nii et ütlen nii, et nagu Harry Potteris tuli öökull, siis
selle kirjaga, et nüüd on aeg minna kooli õppima, et ärge siis seda öökooli ootama jääge, et ikkagi kui kutse kutsub teid, siis minge ja õppige see amet enda jaoks ja siis saate ka võib-olla need vastused, et miks teil seda ametit vaja õppida oli. Teemad, mida me läbime, nagu te näete, tegelikult neid on päris palju. Kuigi tegu on sissejuhatava koolitusega, siis ma ikkagi soovisin, et me kõige olulisemad teemad käiksime läbi, et kas või isegi natukene lihtsalt vaatame ja kiikame ukse vahelt sisse, et millega tegu on, aga ikkagi piisavalt, et me oleksime teadlikud, et mis on see, mida peaks teadma üks surmatõula, kes selles valdkonnas toimetab siis. Ehk siis lisaks sellisele üldisele infole, et kes see surmatõula on, milline on tema roll, räägime ka muidugi palliatiivravist, sest isegi kui Eestis hetkel palliatiivravi on veel, ütleme nii, et ikkagi algusjärgus, siis sellegipoolest on väga oluline, et me teaksime, kust seda abi saada. Et kui klient on sellises hetkes, et kus meie nii-öelda enam aidata ei saa, võib-olla mingite asjadega, noh, kas või ravimite manustamine, et see ei käi tuula nii-öelda ametirolliga kokku, et siis me peame teadma, kust me saame siis selle inimese, kes saab näiteks siis nende ravimitega toetada. Või teiselt poolt ka, et kui nii, näiteks kliendil on probleem, et ta ei saa käia enam tööl, et me oleme temaga juba nii-öelda haiguse algusjärgus juba hakanud suhtlema, siis ja ta ei saa enam tööl käia, siis ilmselgelt meil on võib-olla vaja siis sotsiaaltöötaja juurde teda suunata. Et see käib ka kõik selle palliatiivravi juurde. Räägime muidugi leinast, räägime sellest suhtest, kuidas me üldse saame kliendi ja tema lähedastega suhelda, sest alati see nii mustvalge ei ole. Siis teema, mida ma juba siin mitu korda olen maininud, see, et milline näeb välja nii-öelda tavaline surm. Et arusaadav, surmad on väga erinevad, aga seal tihti on ikkagi sellised sarnased jooned, mida me võiksime ikkagi teada ja võiksime ka siis jagada nende lähedastega, et nad teaksid ka, mida oodata, et ei tekiks see viimasel hetkel seda hirmu, et helistame kiirabisse ja palume, et hakatakse kõike tegema, et päästa, et ikkagi üles turgutada, et pigem ikkagi austame seda, mida keha siis läbi käib sellel hetkel. Seda kõike me räägime holistilisest vaatest, mis tähendab terviklik inimkäsitlus, ehk siis me ei vaata ainult just neid sümptomeid, mis on füüsilised, et see, et näiteks ongi valu või on haavand on jala peal, vaid me vaatame inimest tervikuna, ehk siis millised on ka tema spirituaalsed või hingelised vajadused. See ei pea olema alati siis religioon, see võib lihtsalt olla niisugused eksistentsiaalsed küsimused. Sinna alla käib ka emotsionaalsed vajadused, psühholoogiline pool, võib-olla on seal mingeid lõpetamata asju, mis veel teevad hingeliselt haiget ja ka siis sotsiaalne pool, nagu ma enne mainisin, et kõik need peresuhted, tööl käimine, kogukond, need kõik käivad sinna sotsiaalsete vajaduste alla. Räägime ka matustest, mis võimalused Eestis on olemas selleks, kuidas me surmatuulana võib-olla saame siis ka jällegi anda seda infot oma kliendile, et siis varakult need ka paika panna, need plaanid. Ja muidugi teema, millest ei saa absoluutselt rääkimata jätta, on enesehoid, sest kuigi see surmatuulaamet tundub võib-olla sihuke atraktiivne ja äge, et teeme ja oleme seal kohapeal sellisel olulisel hetkel, aga tegelikult see on emotsionaalselt väga raske ja peab olema väga, väga teadlik sellest, kuidas see ka meid ennast mõjutab. Ja kõike nende kohtumiste vahepeal on ka siis iseseisvad tööd. Keegi juba kirjutas ka mulle, et mis need iseseisvad tööd on, et tahaks juba teada. Ma ütlen nii, et iseseisvad tööd ma vaatan jooksvalt grupi järgi, et ma ei saa tagada, et ma teen täpselt samasugused iseseisvad tööd, kui eelmise grupiga olid. Just sellepärast, et ma soovin, et see grupp, kes tuleb, et nad saaksid võimalikult palju kasu sellest koolitusest. Ehk siis ma vaatangi, et milline on see taust nendel, kes on ühinenud koolitusega, millised on enda soovid, mida nad soovivad täpsemalt teada ja siis vastavalt sellele ma ka siis neid iseseisvaid tööd veidikene siis kohandan. Aga ütlen nii palju ära, et need iseseisvad tööd on piisavalt paindlikud, et te saate ise otsustada, kui palju siis nädala jooksul teil seda ajalist ressurssi on, et kellel on väga palju aega, siis
võib väga põhjalikult nendesse minna, kellel on vähem aega, siis piisab ka paarist tunnist. Et sellepärast ei pea muretsema, et nüüd ma väga mahukaid iseseisvaid töid teile annan, et pärast ei jää pereelu jaoks aegagi. Ja millal me siis kohtume? Nii nagu eelmine aasta jätkame sama nii-öelda süsteemiga, ehk siis me kohtume 4. oktoobri laupäeva hommikul. Et see nii-öelda kogemus näitas, et see on niisugune hea aeg, et töönädal on selja taga ja nüüd on aeg siis korraks istuda arvuti taha, võtta omal tass kohvi laupäeva hommikul ja siis natukene õppida, natuke arutleda. Ja nagu te näete, siis siin üks laupäeva hommik jääb vahele. Et kuna oktoobris lihtsalt on laupäeva hommikuid rohkem kui eelmine aasta, siis ühe jätsin vahele just selleks, et seal kahe kohtumise vahel, siit 17 ja 31, seal on üks natuke mahukam iseseisev töö. Noh, võib-olla ei ole mahukam, aga pigem just see, et ma tahaks, et teil oleks natuke rohkem aega seda teha. Ja siis lõpuesitlused, nagu ma ütlesin, et koolitus lõpeb hindamisega. Ma ei pane teile küll hindeid, aga selles mõttes teil on ikkagi vaja näidata, et mis te siis selle koolituse jooksul õppisite. Ja siis need lõpuesitused ongi põhimõtteliselt siis teiepoolne selline omal viisil esitlus selle kohta, mida te õppisite ja kuhu te näete siis, et kuhu te sooviksite edasi minna selles valdkonnas, et natuke jagame oma arvamusi, mõtteid. Ja see toimub siis 14. novembril ka laupäeva hommik, aga siis natukene pikemalt on siis see kohtumine. Kõik kohtumised toimuvad Zoomis, ehk siis ükskõik kus maailmanurgast te ei ole. Just maailmanurgast, sest eelmine aasta meil lausa oli üks osaleja, kes viimasel kohtumisel osales täiesti Aafrikast, nii et tõesti ükskõik kus maailmanurgas te olete, siis saate ikkagi ühineda meiega Zoomis. Aga rõhutan seda, et Zoomis osalemine eeldab siis et te olete sisse logitud nii siis video kui heliga. Et kuna me räägime ikkagi väga sellistel isiklikel teemadel, me jagame isiklikke lugusid, siis ka grupitunnetuse loomiseks on väga oluline see, et me ikkagi ka näeme üksteist, et kes seal kaamera taga on või selle musta akna taga on. Ehk siis, kui teil on soov kindlasti siia koolitusele tulla sügisel, siis aegsasti vaadake, et teil oleks ka siis see võimalus olemas, et saaksite ka videopildiga ühineda. Koolituse maht on 35 akadeemilist tundi koos iseseisvate töödega ja õppetasu on siis 365 eurot. Ja natukene räägin ka siis sellest, kuidas meil esimene õppegrupp läks, see testgrupp nii-öelda, ehk siis eelmine aasta samal ajal siis alustasime ka esimese õppegrupiga, kes oli meil 15 väga erinevat inimest, võiks öelda, väga erinevate taustadega. Meil oli nii meditsiiniinimesi, meil oli sotsiaalist, vaimset tervist. Et tõesti väga sihuke kirju seltskond, aga samas kuidagi väga hästi klappisid kõik. Ja meil olid väga pikad arutelud ja mis oligi väga tore, et noh, ma ei tea, kas see on tore või mitte, oleneb, mis nurga alt vaadata, aga tihti meie kohtumised läksid üle aja just sellepärast, et arutelud läksid nii põnevaks, et ei tahtnud lõpetada. Aga kedagi me kindlasti üle aja siis kinni ei hoia. Ja ka see, et kuhu sealt inimesed soovivad edasi minna, siis see oli ka väga seinast seina. Paljud leidsidki just selle koolituse läbi mingid sellised spetsiifilisemad valdkonnad, mis huvi pakkusid. Näiteks, mis mul kõige eredamalt meelde jäänud on just see, et 2 inimest nägi, et nad sooviksid just lastega toimetada siis selles valdkonnas. Et üks siis laste palliatiivis ja teine siis just erivajadustega lastega. Nii et väga spetsiifiline nurk, aga väga vajalik kindlasti. Et ma tõesti loodan, et ka sel korral siis inimesed leiavad need vastused enda seest. Nii, ja mis siis nüüd edasi saab, et üldine info on nüüd kiiruga siin edasi antud. Põhjus ka, miks me see aasta siis natuke varem selle infotunni teeme, ongi see, et teil oleks aega mõelda, sest arusaadavalt, kui sügis tuleb, september, siis on mõtted igal pool mujal. Siis sellepärast ma tahtsingi, et te natuke varem saaksite selle info kätte, et siis on aega mõelda. Mõelda ka sellele, kas te olete emotsionaalselt valmis selleks, sest paratamatult need teemad on rasked.
eriti näiteks see, kus me räägimegi seda surmaprotsessi läbi, et kui teil on värskelt mingi kaotus või te olete vaimselt lihtsalt ei ole kõige paremas kohas hetkel, siis ma kindlasti soovitan enda jaoks läbi mõelda, kas ma olen valmis seda protsessi läbi käima. Et mina teile seda öelda ei saa, selle vastuse te peate iseenda seest leidma. Et kas see on see õige aeg praegu, et seda koolitust läbida. Et ma lihtsalt ei soovi, et te ennast katki teeksite selle koolitusega, et see eesmärk kindlasti ei ole. Siis samuti saate tutvuda õppekava ja õppekorraldusega, et veel rohkem saada seda taustainfot, et millega tegu, millega te ennast seote. Ja vaadake ka üle palun see, et kas te kõikidel kuupäevadel olete saadaval. Et kuna huvi on suur, siis lihtsalt ma ei sooviks, et koht jääb kellelgi saamata sellepärast, et keegi teine võttis, kes kohale ei plaani tulla, et proovige ikkagi nii, et te kõikidel kuupäevadel olete saadaval siis. Ja siis 14. september kell 4, hea meelde jätta, 14. september kell 4, avanebki siis Viventia kodulehel registreerumine, seesama leht, kus praegu kogu see koolituse info on, sinna ilmub siis, et lisa ostukorvi ja siis sealtkaudu saate siis endale selle koolituse osta ja peale seda, kui teil on siis maksekinnitus tulnud, siis see tähendabki, et te olete nii-öelda siis koolitusel kirjas ja siis paari päeva jooksul ma saadan teile ka ühe pikema ankeedi, no mitte väga pika, aga natuke põhjalikuma ankeedi meili peale, et saada ka natuke taustainfot teie kohta. Et kes te olete, kust te tulete. Muidugi CV-d ei pea saatma, elulugu ei pea rääkima, aga lihtsalt see, et ma tean, mis taustaga inimesed kokku tulevad ja millised on ka teie ootused. Et mõelge võib-olla ka see enda jaoks läbi, et mida te sooviksite saada sellest koolitusest. Võib-olla ongi mingi teema pakub rohkem huvi, et siis ma saan ka vastavalt sellele kohandada siis materjale, et see ka teile oleks kasulikum. Ja siis 3. oktoobril juba kohtumegi siis Zoomis. Ehk siis väga palju aega enam jäänud ei olegi, et sihuke 2 kuud umbes siis. Minu poolt nüüd või noh, esitluse poole pealt on siis nüüd kõik. Ma loodan väga teid näha siis Zoomis 3. oktoobril. Kui kellelgi tekib küsimusi, mida ei leia, siis kodulehelt, siis alati võib kirjutada kas siis info@viventia.ee või siis näiteks ka Facebookis või Instagramis. Et ükskõik, mis teil siis sobivam kanal on, et kirjutage ja küsige ja ikka arutame läbi, kui teil on mingeid küsimusi, et mis jäi veel arusaamatuks. Nii, siinkohal ma siis lõpetan salvestuse, kui ma selle üles leian.